üle 22 000 Eesti inimese nimed, kes kaotasid oma elu kommunistliku okupatsiooni režiimi käe läbi. Kokku mõlema okupatsiooni ajal inimkaotused Eesti rahvale läksid meile maksma ligi veerandi meie rahvastikust. Nii et täna selle memoriaaliga on Eesti inimestel koht, kuhu tulla ja mälestada oma lähedasi, kui nad ei tea, kus nende hauad asuvad. Selle memoriaali üks põhimõte on, et Nõukogude režiim lõikas maha ka nende päid, kes tema teenistuses olid ja need kuritegusid korda saatsid, kuid nende inimeste nimesid austusest ohvrite vastu siia memoriaaliseintele kantud ei ole. Asukohta me tahtsime keset linna, sellepärast, et meie inimesed on vanad, siia tuleb on raske, keset linna võiks iga päev, iga hommik viia lilled, küünlad kohendada. Ja oluline on see, et keset linna see ei jääks turismigruppide väliskülaliste objektist välja. Seda harva hakatakse külastama. Aga keset linna oleks rahvusvaheliselt suurem tähtsus. Nii kuidas see meid mõjutab? Meid mõjutab see, et meie tunneme ennast selle memoriaalkompleksi peremeest. Me peame hoolitsema selle eest, et kuidas seda targalt kasutada, kuidas seda kasutada nii, et see läheks seadusandlikesse aktidesse sisse, et see mõjutaks meie mõtlemist, mille pärast need inimesed siia sattuvad. Mida need inimesed oleks võinud tähendada Eesti ajaloo. Siin on väga palju Eestile sajandi ulatuses olulisi inimesi. Nende elulugu, nende elutöö oleks tähendanud väga palju Eesti ja tähendab ka praegu. Seda tuleb üldistada. Raamatut tuleb kirjutada, seda tuleb mõtestada lahti. Ja see paneb meile mingisuguse kohustuse. Me ei tunne erilist rõõmu püsikulutuste eest, mis tuleb õute kasvatamisele panna, mida tuleb siin mesilaste propageerimiseks teha. Meie mured on natuke maisemad, otsesemad. Kergendust muidugi meie tundsime kogu aeg ennast valitsuse poolt kui kõrvale jäänud. Nagu ma ütlesin, me ootasime seda juba 10 aastat ja olime juba lootust kaotamas. Aga nüüd on justkui tunne selline, et siiski meist hoolitakse. Meist hoolitakse meie murede vastu, meie soovide suhtes tuntakse kaasa. Meil on kaasa mõtlenud. Ja minu isa ei olnud sõjaväelane. Ta oli vabariigi algaastatel asutas Saaremaal Kihelkonna Kaitseliidu üksuse ja sellepärast ta oli maailmasõja ajal oli Vene kodusõjas võttis osa täiel määral ja seetõttu isegi vabadussõjas sai osaleda vaid minu isa vend täiel määral. Tema tuli tagasi, kui Eesti oli juba vaba Venemaalt. Venemaalt oli muuseas võitjate poole peal, nii et teda lasti tagasi Eestisse tulla. Ja ta siia on sattunud dokumentide järgi. Aga peamine, kuidas ütelda, raskuspunkt oli tal siiski maavalitsuse ametnik, Isamaa liitlane, kes küüditati 41. aastal ja ta on siin müüri taga koos
koos teiste perekonnaliikmetega, õiskud on seal terve rida, ma vaatasin, kontrollisin nad järele, on olemas. Tean, kuhu küünlad tuua, kuhu lilled tuua.